tere, Jaak Karp on möödunud mängust mõningad kümned minutid, et oli teada ette, et meeskond Ventspils on tugev, et millise mulje see koha peal jättis? Jah, nii on, et oli teada, et on tugev, aga oligi huvitav seda kõrvalt vaadata, et no ma ju nägin ka, kuidas treenerid meeskonda ette valmistasid ja see tugevus oli teada, aga sellele vaatamata seda on raske ikkagi olla valmis, enne kui sa lähed sinna väljakule ja sa saad omal nahal nagu tunda, kui tugev ta on, et ikkagi esimene poolaeg, noh, vaatamata ma arvan heale ettevalmistusele ikkagi osad mehed ei olnud ikkagi selleks valmis, et milline see mäng tegelikult on ja kui tugev see vastane tegelikult on. Esimesel veerandajal, nii-öelda veerandaja alguses oli võimalik sammu hoida pidada, et jõudsime seal 11-13 järgi ju, et siis hakkasid need visked tabama tõesti vist igast asendist Ventspilsil. Ja no jah, siis oligi, et tuli vist lausa, kas seal ei olnud mitte isegi 15-0 vahespurt ja selge see, ja nad tõepoolest, nad viskasid hästi kuni mängu lõpuni, et väga kõrge protsendiga, kuigi no vaadata ka meie protsenti tegelikult ei olnud üldsegi paha, aga noh, ütleme nii, et minu jaoks on ikkagi, mis ma treenerite ütlesin ka, et nagu hea meel oli selle üle, et me kasutasime selle mängu maksimaalselt ära, et teine poolaeg ju tegelikult tegime ainult 3 palli kaotust ja kaotasime ainult 3 punktiga teise poole. Nii et selles mõttes oli hea, et see teine poolaeg ei lastud minna, vaid võideldi lõpuni ja sellest mängust võeti lõpuks ikkagi nagu maksimum tegelikult. 1-1 kaitse oli üsna raske mängida, et seda abistavat kaitset pidi päris palju juurde andma teist nii-öelda kaitsvale mehele. Noh, ütleme, seal oli iga elemendiga oli raske, et oligi, noh, tegemist on tõepoolest nagu väga hea meeskonnaga, mul on hea meel, et selline meeskond Raplasse tuleb ja ma loodan, et Rapla inimesed selle võimaluse igal juhul ära kasutavad, oma silmaga vaatama tulevad ja ma olen ka sellest täiesti kindel, et samamoodi see stsenaarium ei saa olema, et ma olen kindel, et anname kõvema lahingu. Kuidas meestel tervised hetkel on peale seda mängu? Et need, kes kaasas need olid, et kas jäid terveks kõik? Jaa, jäid ja, et näha oli, et Ernestas veel nagu ei saanudki päris hästi aru, et kas tal see jalg nüüd tegi häda või teinud, et otseselt kuulnud ei ole, aga jaa, et kõik peaks olema korras. Meeskonnale võib edasi öelda, et Rapla Go Bowlingus oli üle 40 fänni oli toetamas ja vaatamas, elati kaasa elavalt igale korvile ja igale õnnestumisele. Seda on hea meel kuulda, et ma teadsin, et nad kogunevad, aga jah, esimest korda sellisele kaugemale mängule niimoodi ühiselt, et väga hea meel on kuulda siukest numbrit. Ja seal koha peal jäi ka siis kõlama kõik see, et tulevased välismängud toimub kõik ühisvaatamine. No väga hea, nii ta võiks olla. Olgu, ootab ees üsna pikk tagasitee, nii et ootame teid täiesti tervena tagasi, et mitte midagi juhtuks tee peal. Ja, aitäh, sööme kõhu täis ja hakkame tulema. Aitäh ja edu juba järgmises mängus, mis toimub siis meil laupäeval. Laupäeval Pärnus. Just, oleme kohal, aitäh sulle ja kõik head. Tänud poolhoidjatele, aitäh.